ärge käige ainult Toomemäel, käige mujal ka. Sest see linn on oma ajaloo ja ka tänapäevaga tõesti vaatamist väärt. Kui Toomemägi on selline siin hakatud ka pidama ja nii olen ka mina selle traditsiooni siis jätkaja. Ja võib-olla miks pärast ta nii legendaarne koht on, et eks Eesti muinas maailmas või nagu öeldakse muistis maailmas on Toomemäel eriline koht, sest just siia olevat siis oma tuulekohinal laskunud isiklikult lauluisa Vanemuine oma kandlega löönud siin laulu lahti, mida me kõik teame sellest kunstsest, sellest rahvast, kes Kungla ajal ja kõik laulma hakkab ja kõike nii edasi. Nii et selles suhtes legendide poolest on see Eesti rahvuskultuuri vaimse olemise häll. Paraku peab küll tunnistama, et eks see on ilmselt ühe mehe, kelle monumendile varsti jõuame Fäälmani poolt välja mõeldud lugu. Sellepärast, et ega erilisi, nagu päris rahvaluules erilisi viites sellisele kaunile loole ega ka Vanemuisele endale eriti ei ole. Oli juba siis kujunemas oluliseks kaubateeks ja nii oli ka loogiline, et siin selle kaubatee kohal tekkis kauplemiskoht ja niimoodi hakkaski Tartu tegelikult kujunema. Võib-olla mitte nii ilusasti, nagu me arvame, et kohe alguses oli siin suur ja uhke linn ja kõik nii edasi. Ilmselt teda vahepeal jäeti maha, vahepeal rajati uuesti, aga mingi linnaline asula siin kogu aeg siis arenes ja ka aegade järgi uuesti tekkis. Samamoodi nagu linnus siin samas üleval. See muinas linnus, millest on räägitud, mõtlesite eestlaste linnus, paiknes kuskil samal ajal, kus me praegu asume ja oma ekskursiooni alustame ja selleks, et aru saada natukene edasi, kus on püssirohutorn, jooksis tegelikult siikene suur lõhe läbi. Nii et selles suhtes oli see maa-ala oli täiesti eraldatud. Ta oli selline omaette terviklik loodusliku kaitstud ala, nii et siin polnud erilisi müüre vaja. Sellest vallist üles ronimine oli juba ise teatav ettevõtmine ja selle tõttu oli see nii-öelda looduslikult kaitstud. See oli ka ilmselt põhjus, mis Tartu tähendus ka kindluse kohana, mis 1030. aastal, kui Tartut esimest korda mainiti kirjalikes kroonikates, siia jõudsid siis suured Vene väed ja need Vene väed siis noored lähevad, need Vene väed siis piirasid sisse ja pallutasid eestlaste linnuse ja nagu Vene letopoesides kirjutatakse, rajasid siia Vene valitseja Jaroslavi Suure või Jaroslav Targa auks omaette linna Jurjevi, tema siis risti nime järgi. Ja see niimoodi see Jurjev tekkis ja arenes ja kasvas kuni aastani 1061, mil tulid siis eestlased, kellel oli võõrast võimust saanud villand ja vallutasid selle linduse tagasi, põletasid selle maha ja see oli selles suhtes küll väga väikeste andmetega sündmus, me ei teagi, mis eestlased olid. Tere, Mart! Tere! Head kooliaasta algus! Ootame ära, kuni rahvamassid mööduvad. Selles suhtes oli oluline sündmus, et ilmselt oleks meid mõnel hetkel samamoodi vallutatud ja oleks see Vene võim siin püsima jäänud, siis vaevalt, et me seda tänast ekskursiooni siin Eesti keeles teeksime, vaid meie saatus oleks olnud sama, mis oli teistel Soome-Ugri väiksematel rahvastel, mis kui ükskord Vene alla jäänud, nad venestati, nad kaotasid oma keele, oma identiteedi ja kardetavasti oleks see meiega ka juhtunud. Nii et loogi õppejõuks professor Vilma Trummal, väga meendiv nii välimuselt kui olemiselt naisterahvas, täieslik daam, aga õppejõuna oli igavesti karttädi. Ja tema eksamiks pidi ikka väga tõsiselt kõiki neid ilusaid arheoloogilisi termineid ja kõiki neid pähe taguma. Ja ega see eriti kerge ei olnud. Ja selle tõttu oli kogu meie kursuse rõõm suur, kui me peale seda, kui me olime kätte saanud oma eksamipiletid ja asusime vastamiseks valmistuma, vaikselt tormas eksamiruumi sisse tulevane siis ka õppejõud, tollal siis aspirant Mäesalu, kes teatas, et Pudrake, nagu teda ajaloolased kutsuvad ja ütles, et ta leidis eestlaste muinaslinnuse Toomemäelt. Ja mille peale professor Trummal loomulikult unustas viivitamatult, et tal on mingi eksam käsil ja tormas koos Pudrakesega välja selleks, et tutvuda, mida siis umbes selle sama nõuva pealt siit oli välja kaevatud. Loomulikult oli see meile suur rõõm ja kui professor Trummalile 1,5 tunni pärast meenus, et tal on mingi eksaminandid kuskil ootamas ja ta meelde tagasi tuli, oli meil kõik väga selge. Ja me sooritasime eksami üsna ühtlaselt hindel ja väga hea. Ja selles suhtes olen mina tundnud ühegi arheoloogilise avastusele kunagi elus nii suurt rõõmu, kui ma siis tundsin.